Seltsi rahvas, Eesti Lipu Seltsi esimees, juhataja. Me alustame seda Narva Eesti Seltsile kingitud riigi piduliku kandelippu õnnistamise tallinust. Tere päevast kõigile ja lubage teil veel õnnitleda eilset tähtpäeva puhul. 30 aastat vabadust, taasiseseisvumist ei ole päris lihtne aeg, sest ma arvan, et meie nooremad osalised on sündinud juba peale seda, aga on ka piisavalt neid, kes mäletavad, kuidas oli elu enne 20. augusti 1991. Narva Eesti Selts on asutatud 1874 ja siis olid selle asutajaliikmeteks Johan Reitsenberg, Gustav Holstein, Hans Kots, kes olid esimese juhatuse esimese presidendina Seltsi tegevuses. Narva Eesti Seltsile kingitud Eesti lipu õnnistamise pidulikku talitust Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Laseme toetame selle lipu nüüd vastu seda laulu. Täna me õnnistame pidulikult ja võtame kasutusele Eesti kandelippu, mida on alati olnud kombeks teha Jumala sõna ja palvega. Pühas piibliraamatus ütleb Jumal prohveti Jesaja läbi: minge väravast välja, valmistage rahvale teed, sillutage maanteed, puhastage kividest ja tõstke rahvaile lipp. Ja ülemlaulus on sõnad: tema on mind viinud pidukotta ja selle lipu kohal on armastus. Aamen. Olge head, võtame palun istet. Siia pidukotta täna on meid kokku toonud Riigikogu ja Eesti Lipu Seltsi poolt kingitud lipp meie ees. See kaunis lipp ühendab meid, meie maad ja rahvast, kes selle lipu värve on juba ligi 140 aastat oma südames kandnud ja kallis pidanud. Selle aasta Eesti lipu päeval olid Narva Eesti Seltsi esindajad kutsutud Tallinnasse Kuberneri aeda, kus Riigikogu ja Eesti Lipu Selts selle kandelippu kinkisid ja selle lipuga koos üleantud tunnistusel olid sõnad: Eesti lipukultuuri hoidmise ja rahvuslipu traditsioonide väärtustamise eest kingivad Riigikogu ja Eesti Lipu Selts Narva Eesti Seltsile Eesti lipu piduliku kandelipuna. Ja sellele tunnistusele on alla kirjutanud Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, kes on tänagi meie keskel, ja Riigikogu esimees Jüri Ratas, kes vabandab, et ei saanud kahjuks täna siia tulla, kuna toimub presidendi tulevase kandidaadi otsustamine just samal ajal.
Sellel suvel Eesti lipu päeval hommikul assisteerisid riigilipu heiskamist Pika Hermanni torni 20. augusti klubi ja Narva Eesti Seltsi esindajad. Nagu piltidelt võisime näha, oli seal üleval tornis, Pika Hermanni tornis ka Narva Eesti Seltsi juhatuse liige Kairi. Ja me jääme seisma. Asetagem nüüd see lipp tänuks ja austuses meie looja ette ja palugem õnnistust kõigile, keda see lipp ühendab. Kiidetud oled sina, Issand, meie Jumal, sinu käest tulevad kõik head annid. Õnnista, Issand, õnnista sina ise seda kandelippu ja ühenda kõik, kes sellele lipule järgnevad. Rahu ja üksmeele osaduses. Me palume sinu õnnistust Narva Eesti Seltsile, selle liikmetele, Narvale ja selle juhtidele, Eesti Lipu Seltsile, meie maale ja rahvale. Luba, Issand, et see lipp oleks meie ustavuse ja meie ühiste püüdluse märk ja et kõik, mis iial ette võetakse selle lipu all, kuulutaks sinu au ning oleks õnnistuseks Narva Eesti Seltsile ja selle liikmetele. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ja võtame veel kõik oma palved ja tänud kokku selle palvesõnadega, mille Issand ise meile on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Palun nüüd asetada lipp lauale naete löömiseks siia lipule ja palun et tulge üks hoidma seda ühest nurgast ja teine teisest nurgast. Ja löön esimese naela selle lipu varjasse. Ja annan nüüd haamri üle nendele, keda Ants Liimets meile nüüd nimetab. Pigem ikka mitte mina, aga seltsi eestseisus. Keda sina olin siia Rein Hannikut. Üldiselt tahtsime valida kõiki neid, kes on kunagi seltsi juhtimisega tegelenud. Mart Kung. Tema pakkus pikka aega selline peavarju, kus ka 3 kuninglikku küünlast koos käisid koos Silvia Ilmenskajaga. Palun, Silvia. Kairi Johannes.
tema oli juba seltsi taastamise koosolekul üliõpilasel. Ja viimane naer on jäänud. Ja viimaks veel palugem Issanda õnnistust. Issanda arm ja rahu ja õnnistus olgu kõigi meiega, kes me täna siin oleme. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ja kõige lõpetuseks on meil, selle ametliku osa lõpetuseks on meil üks laulupalve Hoia Jumal Eestit. Tseremoonia lõppenud, palun nüüd lipp asetada selle jaoks ette nähtud alusele ja seejärel saame nautida Narva naiste maksutut, mida nad meile tänaseks on ette valmistanud. Aga enne seda veel oli Eesti Lipu Seltsi. Nüüd on enne seda veel, kui me palume siia tulla Narva naistel, siis on veel mõned tervitussõnavõtud. Ma jätsin alguses veel rääkimasta, kes meil siin kutsutud täna on. Olge head, meil on kutsutud kahtlemata meie head sõbrad Vanataresest ja Narva Jõesuu eestlastes Palju. Ja kutsusime ka Narva Eesti keelemaja, kuna siin on Narva Eesti maja mittetulundusühing, siis meil on Narvas ka Eesti keelemaja ja proua Irene Käosaar viibib meie juures. Aga sõnavõttude kohta nii palju, et tahtsid sõna võtta meie Anni. Lüües täna selle naela, ma ei meenuta Eesti Narva Eesti Seltsi kursusrikkat minevikku, vaid ma tahaksin olla kindel, et pärast 30 aastat Eesti Vabariiki on siiski veel olemas Eesti Selts, Eesti Vabariik. Me ei ela välismaal, me ei ole pagunduses, aga selts on ikkagi olemas. Miks on vaja Narva veel Eesti Selts? Väga lihtne vastus. Paar päeva tagasi, olles kaupluse keti Lätis, palusin 2 kanakolbe. Ja kui mulle sõnale 2 ei osatud vastata, siis ma näitasin lihtsalt nii. Ja ma sain oma 2 kanakolbe. Ma loodan, et Eesti Seltsil on oma osa Narvas edaspidi. Ja ma loodan ka seda, et ükskord tuleb nagu nii see valitsus,
kes Narvas annab ka Eesti majale, annab tagasi Eesti maja. Aitäh, Rein. Jüri, aitab tunnis sossistamises. Sinu kord. Me oleme Jüriga ammused tuttavad Tallinna ajast, sellepärast ma julgen talle niimoodi kamatada. Austatud Narva Eesti Seltsirahvas, siis sa mainisid, et siin on ka Narva-Jõesuu, samuti siis meie keelemaja ja nii edasi. Ma arvan, et see on küllaldane jõud, et Narvas Eesti asja edasi ajada. Ja kui me arutasime omavahel Riigikogu juhatusega, et lipuseltsi ettepanek oli, et annaksime just meie eelpostile Narvale selle piduliku lipu. Ma tahan lihtsalt teile öelda ajaloo mõttes, et te teaksite, et viimased 10 aastat me oleme kinkinud neid pidulikke lippe, Eesti koolid välismaal, Stockholmi Eesti kool, Helsingi Eesti kool, Riia Eesti kool, paljud pühapäevakoolid, Viini kool sai, aga samuti Eesti seltsid välismaal. Ja ka Pärnu, Sindi, Tallinna, Tartu koolid aktiivsemad on saanud need pidulikud lipud. Nii et ma loodan, et te selle lipu all hakkate Eesti asja veel aktiivsemalt ajama ja eestlastel on ju moes, et peale hakkamist ja nagu te näete läbi raskust ja tähtede poole tänagi, et no igasuguse apsusi juhtub, aga võib-olla läbi nende apsude te muututegi tugevamaks. Me kõik muutume tugevamaks. Jõudu Narvale, jõudu Narva seltsile, toetage tule ja manöövriga Narva-Jõesuu, keeltemaja. Aitäh teile. Aitäh. Aitäh ka lipu seltsidest, ka mind meeles on pidanud. Kas keeltemaja tahab ka sõna võtta, kui on väsinud? Tuleb lippu juurde siis. Viimasel päeval on palju esinemisi olnud. Ei ole hullu. Austatud Narva Eesti Seltsi rahvas, hea Ants, austatud Jüri. Mul on äärmiselt suur au olla sellel päeval siin teiega, see on tõesti uhke tunne. Hoidku see lipp meid kõiki siin Narvas ja omalt poolt luban ja usun, et ka teie kõik, et meie hoiame seda lippu ka. Palju õnne teile kõigile tänase päeva puhul. Aitäh. Kas ta see keegi sõna võtta? Ei, aitäh. Palun.
lõpetuseks peaks nüüd kõik kogunema siia ja teeme ühe ühise pildi. jah, umbes nii. kuidas nüüd on? no ma arvan, et midagi tuli. meestes oli siis 4. sa tõmbasid meestega ka võitu. Rehv läks kandi ja päris kandi või oluliseks tühjaks, muidu oleks saanud meestega meeste selles klassiseks karikad. aitäh teile, edu ja